Kõigepealt alustaks siis sellest, et üks õhtu Tallinnas rõdu pealt välja vaadates tundus, et peaks millegi asjalikuga tegelema hakkama. Oli ülikool läbi ja mõtlesin, et hakkaks keraamikuks. Ja see oli niimoodi lambist. Täiesti niimoodi. Ja nüüd ma olen keraamik, 30 aastat. On seda palju või vähe? Vist on palju juba. Mul on see töökoda olnud juba siin. Selles majas on juba 12 aastat vist. Ja enne seda oli mul töökoda oma 15 aastat ühes teises kohas. Seal, kus praegult on üks kõrts, mis on kinni pandud. Aga enne seda ma olin hoopis Norramaal. Õppisin ühe meistri juures. Sattusin sinna juhuslikult täiesti. Ema leidis ajalehest ühe väikse väljalõike, et noori spetsialiste, mis spetsialist ma siis ikka olin. Oodatakse Skandinaaviasse õppima ja sattusin Norra. Seal Norras selle meistri juures õnnestus mul näha esimest korda selliseid huvitatud glasuure, mis helkisid ja nägid välja nagu jäälilled oleks savi peal. Ja siis ma sain teada, et need on kristallglasuurid. Nemad ei teinud toidunõu glasuure, mina teen toidunõu glasuure. Minu glasuurid ei sisalda mürkaineid. Selle kristallglasuuri põhiaine on nüüd siis ikkagi põllupagu. See on see, mis on mineraal, mis on paljudes glasuurides sees, aga üks lisaaine, tsinkoksiid, see on niisugune huvitav. Tema tekitabki need lilled, aitab tekitada. Mina armastan säravaid glasuure. Meie argielu on ikka nii igav ja hall, et glasuurid vähemalt tõstavad nii mõnegi inimese tuju. Võtad ühe ilusa kruusi hommikul, jood sealt kohvet ja mul on olnud ka õpilasi, nii kui mina seal Norras olin õpilane, siis mul on ka õpilasi olnud oma 100 tükki võib-olla. Mõni on isegi stiilis meistrid, sellid, õpipoisid või. Mina jälle tundsin, et võiks inimestele tagasi teha, mis mina sain. Mitte halvas mõttes, vaid heas mõttes muidugi. Nojah, kuju on ilus. Kristallid peale on veel ilusam. Või ei ole. Mõned tahavad üldse ilma glasuurita. Minu arust on kristallglasuur väga ilus. Näe. Ja ongi valmis.